Transitiivsete verbide ja postpositsiooni ne juures on huvitav jälgida keele arengut. Sanskriti keele ja hindi keele vahel on näha päris selgeid seoseid. Ma tooksin mingi näite lihtsalt sanskriti keelest, kus on üsna sarnased tendentsid. Nripair, Nagari, Veshtita. Printsid piirasid linna. Nimelt siin on Nagari sõna, mis tähendab linna, et see on ühilduv antud juhul perfekti passiivi partitsiibiga. Sisuliselt sama, mis in hindi keeles perfekti partitsiip. Et need kaks ühilduvad. Et me võime seda sõna siin Nagari võtta kui otsesihitist. Ja tegija on instrumentaali käändes sanskriti keeles. Sanskriti keeles on 8 käänet ja just nimelt instrumentaali kääne koos perfekti passiivi partitsiibiga mingist verbist moodustab mingisuguse lause konstruktsiooni, mis on sarnane hindi keele omaga. Nii et tegija on instrumentaali käändes sanskriti keeles ja siis PPP ehk siis perfekti passiivi partitsiip, mis ei ole mitte niivõrd verb, kuivõrd just nimisõna. Sõna-sõnalt võiks seda tõlkida piiratu kuningate poolt või siis printside poolt piiratu. Sest me sõna piiratu me pigem kääname kui pöörame. Piiratu, piiratud, piiratusse, piiratust ja nii edasi. Ja nüüd hindi keeles on see postpositsioon ne, mis just nimelt sellel põhjusel on leiutatud või kuidas nüüd öelda, et see lause alus panna obliikva käändesse. Jah, ma ei oska öelda, kas see on selline raudne reegel absoluutselt igal pool kehtiv hindi keeles, et see perfekti partitsiip ei saa ühilduda sellise sõnaga, mis on obliikva käändes. Ta saab ühilduda ainult sõnaga, mis on otseses käändes. Ja kui me vaatame siis seda perfekti partitsiibi lauset, siis me näeme, et see ne on leiutatud selleks, kordan, et see sõna oleks obliikva käändes, et see Rahul, olgu, tõlgime selle lause kõigepealt ära. Rahul ne kitab parhi. Rahul luges raamatut. Et see lause alus on obliikva käändesse pandud. Ja just see otsesihitis on siin antud juhul otseses käändes. Nii et sellel perfekti partitsiibil on võimalus millega ühilduda. Ja tõmbame paralleeli, et Veshtita, et see on partitsiip, see on samamoodi partitsiip, see on otsesihitis, seda võime samamoodi võtta otsesihitisena. Ja need kaks ühilduvad. Vaatame järgmist lauset. Minane kitab ko parha.
Miina luges raamatut. Põhimõtteliselt nagu sama, ainult et siin on see postpositsioon ko, antud juhul ka sellel otsesihitisel, mis muudab selle sõna obliikva käändasse. Ko funktsioon siin lauses on just täpsustada et ma ütleksin mingit kindlat raamatut. Miina luges mingit konkreetset raamatut. Siin on nii lause alus kui otsesihitis obliikva käändes, mitte ühtegi sõna ei ole otseses käändes. Ja seetõttu on hindi keeles selline reegel, et kui ei ole ühtegi sõna, mis on otseses käändes, siis omab see perfekti partitsiip meesso ainsuse tunnust pikka A-d, parha. Kuigi nii Miina, see keegi tüdruk või naine, et see on naissoost, samamoodi kitab on naissoost sõna, aga parha on hoopis meessoost ainsus. Nüüd transitiivsete verbidega on niimoodi, et juhul kui ka puudub lauses viide sellele otsesihitisele, näiteks puudub see raamat, mida loetakse, puudub mingisugune sõna, kas kitab või selle raamat absoluutselt midagi ei ole, siis ometigi, kui lause alus on obliikva käändes, siis omab perfekti partitsiip meessoost ainsuse tunnust. Isegi kui see lause alus on naissoost sõna. Miina ne parha. Miina luges. Me teame, et ta luges midagi, aga mida? Seda ei ole öeldud. Et see on huvitav jälgida seda keele arengut, et kui sanskriti keeles ei olnud niivõrd see lause alus niivõrd tähtis, et see öeldu, see mida tahetakse öelda, et piirati linna, see on nagu tähtsam kui see, et need isikud, printsid piirasid linna, siis on pandud see verb ühilduma või siis ütleme see partitsiip ühilduma selle otsesihitisega. Seda, mida piirati siis. Aga keele arengu tendents oli selles suunas, et lause alus sai üha tähtsamaks ja seega tavaliselt me näeme teiste lausete juures, kus ei ole partitsiipe, perfekti partitsiipi, on just, et ühildub lause alusega verb. Et siin on siis selline lugu. Ja muidugi sanskriti keeles see ta lõpp siin ei ole muidugi mitte nagu hindi keeles imperfekti partitsiip, vaid perfekti passiivi partitsiip, veel täpsemalt öeldud. Sanskriti keeles on olemas nii passiivi, aktiivi partitsiip kui ka meediumi partitsiip täiesti olemas, 3 vormid. Nii palju siis sellest asjast.